tere armsad teekaaslased, teeme kaardi lugemise nädalale 9–15 veebruar. Oleme maagilises sõbrapäeva energias juba ja terve selle nädala voog juhatab meid sisse ühte väga sügavasse protsessi, mida me võime minu tunnetuse kohaselt nimetada iseenda poolt alla neelatud saadud. Saame iseenda poolt ennast alla neelata, ehk siis selline suure karmatsükli lõpp, mis meil on siin toimunud, leiab sellise sügava puändi või siis ütleme siis teisisõnu ankurdumise sellesse uude iseenda kogemusse, võime seda nimetada ka kohalolusse, et kes kui palju siis on valinud ennast rahustada, lõdvestada ja kohalolekut tõesti ka teadlikult praktiseerida, siis te olete ilmselt taibanud, et viimastel päevadel on hästi võimsalt see kohalolu hakanud ennast näitama kui väga suurt imede manifestatsiooni. Ja kohalolu ei tähenda seda, et ma olen ühe koha peale, ma midagi ei tee, vaid ka tegutsedes ja kogedes erinevaid eluvoogusid, me saame jääda endaga kontakti, et ka teistega suheldes või näiteks süüa tehes või jalutades või pesu pestes me ei kaota seda enda tunnetust, seda enda väetunnetust, enda kohalolu kogemust. Ja selline otsus ja valik olla iseenda keskmes, enda rahu eest vastutav, lõpetab meie elus meie tormise tsükli, et see on hästi selline huvitav periood olnud, et ühest küljest me lõpetame siin Mao aastat. Mao aasta siis oli kundaliini puhastus, kundaliini korrastus ja praegu me oleme siis olnud just nimelt selles kundaliini energiatsüklis, mis on meid kutsunud hästi oma kehasse kohale, et me saaksime need taipamised selle Mao aasta õpetuste kohta nagu enda jaoks just kui kokku võtta kenasti, et selline suuremasse teadvelolekusse tulek ja suuremasse ühendusse tulek enda tõe olemusega ja kõrgema tõe olemusega, enda tõe olemusega kooskõlas olles me oleme tegelikult kogu universumiga kooskõlas. Et see on see minu tunnetus selle nädala kohta ja algab ka uus energiatsükkel 13. veebruaril, nii et see on selline üleminek ja just nimelt enne sõbrapäeva siis toimub energiatsükli vahetus 13. veebruaril ja see energiatsükkel kutsub vabastama endast kõik selle, missuguseid peegeldusi me maailmalt enam ei soovi, nii et me võime ka öelda, et see sõbrapäeva aeg on väga suur tervenduste aeg, väga suur korrastuse aeg ja mul on siin sellel perioodil välja tulemas ka uus internetiseminar, mida ma olen juba, ma ei tea, mitu aastat siin juba ette valmistanud, aga lõpuks see jõuabki siis valmimisjärku, ma loodan selle nädala lõpuks, et me saaksime üheskoos väga põnevaid suhte- ja partnerlusteemade voogudesse tuua suuremat selgust ja ühendatust, eelkõige siis iseendaga ja ka siis teistega uuel ja tervislikul moel, kui see peaks vajalik olema. Nii et siin hakkab selline hästi sügav tervendustsükkel 13. veebruaril, mis tulebki siis läbi peegelduste ja peegeldused ei tähenda seda, et see, missugune mina ise olen, et selliseid peegeldusi ma saan vastu, mida ma teistele jagan näiteks, et see ei ole ainus peegeldus, vaid peegeldus võib ka olla peegeldus meie uskumustele, et kui ma usun, et ma ei väärigi paremat suhtumist või paremat kohtlemist, siis ma saangi sellised madalama sageduslikud kogemused
või kui ma olen väga vastu mingile enda varjukohale, et siis ma saan ka neid kogemusi selleks, et ma õpiksin tingimusteta armastama. Et aga sellest peegelduste teemast ma räägin siis selle kuupäeva juurde jõudes lähemalt meie videos täna, mis siin 13. veebruari paiku võib hakata avalduma meie elus. Ja praegu siis vaatame ka kaartidelt, missugused sõnumid tulevad selleks nädalaks ka kaartidelt. Et kes teab sellist kujundit nagu Oribooros, see on nagu madu, kes neelab iseenda saba alla. Mul on tunne, et me jõuame sellesse kulminatsiooni sellel nädalal, kus me täidame ennast iseendaga, oma väega, selleks, et sellesse uude energiatsüklisse minek, kui tulevad see peegelduste energiatsükkel, peegeldused ja vabanemised on selle uue energiatsükli nimetus. Et siis me saaksime hästi helgeid peegeldusi, sest et elu ei soovi meile mitte karistust tuua või nagu kannatusi, vaid näidata meile meie enda tõelist väge, meie meisterlikkust, meie suurust, meie tõelist potentsiaali. Nii et selle nädala suur sõnum on tugevus, mis tuleneb läbi õrnuse. Et õrnus aitab tasakaalustada kõik poolused, näha olukordi kõrgemalt kui duaalsuste tasandilt. Suure karmatsükli lõpp, mis toob palju taipamisi, sinult tuleb väga palju mõistmisi sellel ajal. Ja nii huvitav, ma arvasin, et me võtame siit kaardipakist mingisuguse sellise suure tsükli energiakaardi ja täpselt nii tuli õnneratas, nii et väga ilus nädal on ees ootamas. Ühest küljest siis oma väesolek, teiseks siis taipamised, mis on toimunud tegelikult meie eludes ja mõistmine, et kõik teenib tegelikult meie kõrgemat hüvangut, kuigi me seda kohe alati ei ole näinud, siis suutes iseennast navigeerida ja reguleerida emotsionaalselt, hingeliselt ja oma energiakeha häälestades ennast endaga kooskõlla, toob see paratamatud imed, õnnestumised ja eduvoo meie ellu iseeneslikult, nii et kogu selle kogemuse võti ongi siis õrnusesse jäämine, ei võitle elule vastu. Kuigi võib olla tunne mingis mõttes, et sa oled nagu siin kaardil on see koopas, on luik on pimedas koopas, aga siis väike koolipriikene on tulnud näitama valgust. Et sinu ülesanne ei ole mitte kogeda ennast ohvrina, vaid vabastada ennast nendest uskumustest, mis on sind pannud uskuma, et sa oled mingis tasandis kas ohver või saamatu või veel ei ole suuteline. Et mõõkade 8 on selline kaart, mis sümboliseerib selgelt seda, et need piirangud ja blokeeringud, mis meie elus on, need on meie enda mõttetasandil olnud kas liiga palju pidevalt minevikus sobramine või liiga palju oma tuleviku pärast paanitsemine, et siis nendele paanikarongidele mitte astuda, see asendada oma kohaloleku väega on suur kunst. Aga me saame seda teha. Üks väga lihtne harjutus, mis on siis oneness movementi poolt jagatud, on see, et lihtsalt tood tähelepanu enda aju keskmesse ja kujustad seal küünlaleeki või niisugust väikest tuleleeki ja tood ennast ikka ja jälle kohale, ükskõik mida sa koged, tood tähelepanu sellele leegile, et see valguse enda sees äratundmine lahustab. See on minu interpretatsioon sellele, et see lahustab need pinge hoidmise kohad endas, millest me muidu ise kinni hoiame nendele teemadele mõeldes või
keskendudes nendele paanikaosakonna teemadele. See, mis meid sellel nädalal hästi aitab, on mängulisus, delfiini rõõm. Et on soovitus, et luba endale rohkem voolamist, liikumist, hinga sisse enesekindlust ja hinga välja oma hirmud. Sukeldu sügavamale tarkusesse ja liigu vooga kaasa. Ja mulle tuleb endale meelde, et ma hiljaaegu tõmbasin selle kaardi, kui mul oli tõesti lootusetu tunne ja siis ma mõtlesin, suva ma siis ei tegele selle lootusetuse koha kogemisega, et lasen selle praegu lahti, et küll ma jõuan hiljem mõelda sellele, mis siis sellest kõigest saab, mis tundub nii võimatuna. Ja mis siis sai, oli see, et liikudes uude keskkonda, läksin loodusesse ja lihtsalt olin looduses ja nautisin niimoodi voojuhatusel liikumist. Ja see olukord nagu lihtsalt lahustus ära, et vahetevahel meie enda lahusteadvus on siis see, mis ütleb, et minu teadvus on erinev kui algallika teadvus. Et see uskumus või see eluhoiak võib hoida meid sellises uskumatuses, et ma ei usu, et see võiks kuidagi kergelt minna minu jaoks, mida ma olen võib-olla väga kaua soovinud, et läheks kergelt. Aga usaldades kogu aeg, et elu tahab meile parimat, isegi kui ma seda nii-öelda teadlikult ei usu, aga ma olen selle hoiakuga, et küll siis kuidagi ikka saab, siis kuidagi ikka ei ole mitte silmad kinni, pane silmad kinni, astun karmauh kuskile X kohta, vaid see tähendab seda, et ma hoian silmad lahti, ma olen teadvel, aga ma ei hoia nagu seda raskuse fookust, vaid keskendun sellele, mis parasjagu praegu on kerge, mis praegu sujub, mis praegu on hästi, mis praegu on võimalik. Ja selles kohas tundub mulle, et me vahetame paralleeluniversumi või siis tõuseme mingis mõttes nagu kõrgemale teadvuse tasandile, kus olukorrad, mis näisid varem võimatuna kõrgemas sageduses, me näeme neid võimalikkusi või siis tuleb elu meile appi, et need peegeldused elu poolt on teistsugused, kui meie enda sagedus on kõrgem. Et universum tahab meile kõigile teada anda seda, et see, mida me oleme soovinud ja palunud ja küsinud, on võimalik, et meie taotlused ja meie valikud on elu poolt kuuldud, et me ei pea nagu kartma, et äkki see, mida mina olen soovinud, et äkki ma ei ole seda piisavalt selgelt väljendanud või äkki ma ei ole seda piisavalt sellele nagu rõhku pannud. Et elu tahab öelda, et see, kui sa mingil hetkel oma unistuse ära tunned, et siis see ei tähenda seda, et sa pead pidevalt nagu selle küljes rippuma, vaid et lihtsalt oled, et hea on hoida eluhoiakut, nagunii on edu mulle ja meile garanteeritud. Et siin selline eduvoog ei tulene sellest, et ma olen kogu aeg mingi teema küljes kinni, vaid edu tuleneb sellest, et ma olengi voolamises, olen lihtsuses, ma ei koorma ennast liigselt ülemõtlemise, muretsemise, paanitsemise, lugude genereerimisega, mis siis võib juhtuda, mis siis mitte sest kohalolu energias, ma olen algallika keskmes täielikult kohal ja selles kohalolus loob elu ise seda, mida me oleme võib-olla varasemalt arvanud oma inimmõistusega, mõeldes, et me peame seda kuidagi ise korraldama, et siis sellises lõdvestuses ja rahus korraldab elu meie eest ise need kokkusattumused, juhused, võimalikkused, õiged sõnumid õigel hetkel, õiged inimesed õigel hetkel ja kõik, mis tarvis, tuleb meieni iseenesest õigel hetkel. Ja soovitus on, et just nii, nagu ma siin rääkisin, et kui sa ei tea, mida teha, et siis
tegele sellega või ole niimoodi, nagu sulle parasjagu just sellel hetkel tundub, et on kõige mõnusam tunne või voog või energia kannab, et on selline lahe ja mõnsa olemine. Et selles laheduse energias on edu ka teiste eluvaldkondade jaoks sisse kirjutatud, sest et ei ole võimalik isegi kõikide eluvaldkondadega kogu aeg tegeleda ja kõike kontrollida ja sättida ja hoida ja majandada, et me peame aru saama, et meie inimmõistus ei ole meile selleks antud, et me oleksime nagu mingid robotid, arvutid, mis kõik välja arvutavad, vaid et see kosmiline arvuti universum oskab ise meile tuua need õiged näpunäited või suunised või juhatused meie jaoks õigeteks sammudeks. Ja soovituseks tuleb siis selle nädalal ka see, et kui sa oled kuhugi poole enda elust teele hakanud asuma ja kohe ei ole kohale jõudnud, siis see ei tähenda seda, et sa ei jõuagi kohale, vaid see tähendab seda, et praegu on lihtsalt teekond, et üks samm korraga liigu edasi ja peagi sa näed, et sa oled väga suure teekonna juba läbi käinud, et tulevad need kinnitused ja tulevad need taipamised ja tulevad need mõistmised, miks just nii pidi olema ja miks see kõik hea oli sinu jaoks ka. Ja et sa nagu hakkad nägema selgemini õige pea, et kui sa praegu veel ei ole näinud selgelt, siis need taipamised ja mõistmised võivad sulle siin nädala lõpupoole väga imeliselt tulla, võib-olla ka juba nädala keskele, et sellise suurte mõistmiste ja äratundmiste ja kokkukõlamiste aeg on käes. Vaatame siis nädalapäevade kaupa. Nädalapäevade kaupa. Üks moment, ma vaatan korraga. Kuufaasi täpsed ajad, et oleksime teadlikud. Et esmaspäev 9. veebruaril on siis kuu viimane veerand. Ja järgmine kuu loomine toimub 17. veebruaril, et kogu see nädal on kahaneva kuu energias, et selline väga ilus aeg, et just nimelt seda kohalolu praktikat teha, millest ma rääkisin, et ükskõik mis üles kerkib, ma tulen lihtsalt ise kohale, ma olen enda keskmes, ei pea nende teemade ja lugudega kaasa jooksma, et nad lihtsalt hajuvad, sest et kuu energia väga hästi aitab meie energiakeha puhastada tegelikult. Nii et 9. veebruar on siin selline võib-olla mõnes mõttes mulle tuleb sõnum, et kõrgdimensiooniliste energiatega kokku lõimumiseks vajaliku seadistuse, vajaliku käivituse kompositsioon, öeldakse mulle niimoodi, kompositsioon, mingisugune kogemus, mis aktiveerib vajalikud vabastused, vajalikud häälestused, et uude peegelduste tsüklisse minna võimalikult puhtalt ja võimalikult maandatult. Et see on väga hea päev, et tulla veelgi rohkem maa südamega kontakti. Ja ma võiksin sellest muidugi rääkida täiesti tund, aga minu üks viimaste päevade üks väga võimas kogemus oli see, et ma tegin hommikul oma praktikaid, mida ma teen hommikuti tavaliselt ja võtsin hästi tugevalt ühendust maaema südamega, sest ma tundsin, et see voog, kus ma parasjagu olen, et see nagu ei kõneta mind täielikult ja mul oli tunne, et ma ei saa seda voogu muuta, sest et Ruua on minu kaksikleek on otsustanud sellel päeval teha mingeid asju ja ma lihtsalt tundsin, et
ma pean siis lihtsalt leppima sellega, et tänane päev on siis sellise ülesehitusega ja aga see, et ma võtsin maaema südamega ühendust, siis ma tundsin, et see, kuhu energiasse ma iseennast häälestasin, mõjutas teda ka nii intensiivselt, et sellise tavalise rutiinse päeva asemel me astusime oma koduksest välja, väravast välja, panime värava selja taga kinni ja meil oli maailmalahe hästi mõnus voolamise päev, hoopis teistmoodi, kui me tavaliselt oleme oma päeva veetnud ja hästi mõnus, ma tundsin, et see oligi nagu maaema juhatatud hästi tugevalt. Me saime looduses olla, saime inimestega suhelda, saime liikuda, saime nautida üheskoos olemist ja me isegi kumbki ei planeerinud, et täna teeme sellise päeva, vaid ma tundsin, et see, et mina olen selles häälestuses, ma olen maaema südamega ühenduses, siis järelikult see, mis ma hiljem tunnetasin, oli see, et siis planeedi energia ise hakkas meid juhtima õigel ajal õigesse kohta, tegema õigeid asju, et me saaksime kogeda just seda, mida meie süda kõige rohkem tahab, isegi kui meie mõistused veel ei teadnud, mis see olla võiks. Ja mul on tunne, et siin see esmaspäev 9. veebruar võib olla väga paljude jaoks selline olulise tähendusega päev, kus ennast häälestades hommikul me tuleme hästi võimsalt algallika voogu, et see ongi selline algallika juhatuse päev ja kaart tuli meile siis maandused just nimelt nagu maaemaga, et hästi tugeva rahu energiaga olla ühenduses ja valida endas see voolamine, mis tekitab kõige mõnusama tunde, mitte nii palju mõistuse järgi tehes, vaid tunnetust kasutades. Tuletan meelde, et praegu on siis viimased 4 päeva kuni neljapäeva südaööni ongi siis see kundaliini puhastuse ja korrastuse ja hoidmise energiatsükkel. Ja südamlikkus on see, mis on väga hea teejuht ja südamlikkus paneb õiges suunas energiat tööle. Et austa enda sisetunnet on see sõnum siin hästi intensiivselt. Ma tunnen enda sisetundega kooskõlas olles, oled sa kooskõlas kogu universumi kõrgema olemusega. Ja see aitab ühendada meie individuaalse mina ehk egoteadvuse kõrgema olemuse teadvusega ehk siis lahusteadvusest saab ühinenud teadvus algallikaga. Seda me võime nimetada ka siis valgustumiseks või siis harmoniseerumiseks kõrgemate tasanditega. Nii et kui sa tunned, et sellel päeval on tarvis teha midagi sinu sisetunde järgi teisiti kui tavaliselt, siis see võib olla väga vajalik selleks, et su kundaliini kanal saaks puhastuda. Ma ei tea, mõtled hommikul, et lähen poodi ja siis on tunne, et võt üldse ei ole praegu tunne poodi minna, et lähen hoopis jalutama ja siis saad kellegagi kokku, lähed hoopis koos turule või ühesõnaga mingi selline voog hakkab kandma, võib-olla siis selle inimesega kohtudes tee peal. Ta jagab sulle mingi sõnumi, mis aitab sinust vabastada mingisuguse uskumuse, tõekspidamise või eluhoiaka, mida sa varasemalt oled nii enda omaks pidanud, et sa ei ole seda isegi küsimärgi alla pannud, kas seda peab uskuma või mitte. Et tekib selline iseeneslik spontaanne kõrgendatud teadvuse seisundisse tulemine, sest sa ise valid. Siin võib olla ka väga oluline energia seotud koduloomadega ja võib-olla ka hoolitsusega. Kui sul endal kodulooma ei ole, siis võib-olla ka mingisugune looduses olev, kas lind, loom, putukas või näed mingid videod mingite loomadega seoses, et siin võib tulla oluline sõnum ka läbi loomamaailma, loomakuningriigi.
et selline kõrgendatud teadvuse seisundisse liikumine ei ole tavaliselt tänu sellele, et ma tahan seda kogeda, vaid tänu sellele, et ma valin tunda huvi, mis veel on võimalik, et selline uudishimu või vabatahtlik uutmoodi vaatlemine võib olla see, mis selle hinge avardumise aktiveerib. Kümnes veebruar on väga sügava intuitsiooni juhatuse saamise päev. Ma soovitan juba vastu 10. veebruarit selle ööunenägusid hästi tähele panna, võib-olla kuulata ka seda teadliku unenägemise meditatsiooni. Kellel seda ei ole, soovite kogeda, võite mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com, saadan teile lingi. Et selle päeva energia on selline huvitav, ühest küljest võib-olla tahaks nagu millestki vanast kinni hoida, aga teisest küljest elu hakkab näitama seda, et kui sellest klammerdumisest ja jäikusest välja tulla, siis võib midagi nii hakata südant sütitama, mis toob hästi suure puhtuse, hästi suure kergenduse, vabanemise, lahustumise. Et see on selline elusaatusesse sisse kootud võime meil mitte ainult alustada ja jätkata ja midagi hoida, vaid ka see, mida me oleme varasemalt alustanud, et me laseme nendel vanadel kogemustel ka lõppeda. Ja selline naturaalne lõpetamine ei pea tähendama siis tohutut draamat või mingisugust, tähendab, ei pea lõpetama neid asju või kogemusi, mis sulle meeldivad, vaid just sellel lasta minna, millega on nagu tunne kadunud, selline hea tunne nendel eluhoiakutel just. Mitte see, et kui sul ei ole mingi inimese suhtes hea tunne, et siis jätad inimesi muudkui maha, vaid see, et kui mingi kogemusega ei ole hea tunne, siis see eluhoiak jätta, mis on seda kannatust põhjustanud, mis ei ole lasknud nagu rahus vabalt voolamises olla enda energiatel. Siin on soovitus hästi usaldada oma loomulikke instinkte, et sa tead väga hästi, kuhu suunas liikuda, et siin võib ka just läbi unenägude, läbi meditatsioonide tulla väga sügavat juhatust ka selle kohta, kuidas luua küllust, ka rahalist või ükskõik mis tasandil küllust. Et siin väga müstilised märgid võivad tulla, väga sügavad mõistmised ja ka väga sügavad avanemised uutele võimalikkustele, nii et mõnes mõttes võime öelda, et kui su tajud, et su elu sees on olnud mingisugune uks on ees ja uks on kinni, siis sellel päeval saad aru, et seda ust enam ei olegi, et mitte lihtsalt, et uks on kinni, vaid ukski on kadunud, et su ees on lihtsalt uus avar liikumine kuhugi täiesti uues suunas. Et soovitus on sellel päeval hoida delikaatset tasakaalu, mis tähendab seda, et mitte üle pingutada, mitte üle punnitada asjadega, et nii nagu meditatsiooniski kõrgesageduslik energia ja sõnumid saabuvad meile siis, kui me oleme lõdvestunud, mitte siis, kui me hoiame kinni, ma pean selle visiooni täna saama, vaid see, et see visioon juba on minu sees, ma lihtsalt teadvustan, et see on minu sees. Õige nägemus saab mulle teatavaks siis, kui mu sagedus on piisavalt kõrge ja sagedusega tõustmiseks mul on vaja piisavalt lõdvestuda, mitte pingutada ega survestada, vaid rohkem lõdvestuda, nii et kui seda tulevikuvisiooni või uue idee kohta visiooni veel ei ole tulnud, siis mitte jõuga seda sundida enda seest välja tulema, vaid et veelgi rohkem võtta sellist rahu ja kohaloleku kogemust enda jaoks kui vajalikku, isegi mitte töövahendit, aga kui loomulikku sihukest
tõlda, mis sind ennast ise kannab. Et tuleb ka teine kaart tasakaalu sõnumiga, et siin tuleb soovitus, et leia sobilik tasakaal armastuse ja tööasjade vahel. Harmoniseeri oma sisemised kaalud ja kaaluvariante nii oma mõistuse kui südamega. Ma soovitan, kui siin tulevad mingid ideed, et kirjuta need enda jaoks üles, saa teadlikuks, missugused mõtted sul on tulnud ja saa teadlikuks, mida sa tunned, kui sa nendele teemadele keskendud. Sest kui sa millelegi mõtled, aga sul ei ole sellist lõpuni head tunnet, siis see info ei pruugi olla tõene. Et tõega kaasneb kergendus. Ükskõik missugune see info on, tõde toob avaruse, tõde toob kerguse ja sellise maagilise vootunde. Et kui seda maagilist voogu tunned, see ei ole veel kuskil, et niisugune nagu ongi pilkan öö ja nagu valgust kuskil ei paista, siis veel rohkem tulla kohalolusse. Et kohalolu iseeneslikult vabastab need teadmatuse loorid ja kohalolu, teadvelolu, tähelepanelikkus endast, oma hingamisest, oma energiast, iseenda kehas kohal olemisest võib väga hästi aidata sind häälestada iseeneslikult, nii et kõige olulisem on panna tähele, et mis energias ma ise olen ja kuidas ma ennast saan hoida võimalikult keskmes kohal. See ei tähenda seda, et mul ei võiks intensiivseid tundeid olla, vaid see tähendab seda, et ma ei jookse nende tunnete eest ära, vaid ma olen teadvel sellest, mis minuga parasjagu toimub, mida ma parasjagu kogen, mida ma tunnen. Ja sest, et kuna me oleme magnetilised olevused, siis võib meil olla väga palju sisemisi tõmbekohti, erinevaid kogemusi tundma ja mida rohkem oleme teadlikud, mis meiega toimub, seda suuremaks magnetiks me muutume valgusega täidetud kogemustele ehk õnne ja õnnestumise edukogemustele, sest et universum hoolib meist, universum soovib meile parimat. Ja ma üritan kuidagi kokku võtta, kuidas omavahel ühenduses on, palun universum, näita mulle seda. Et see on ühenduses selle kaudu, et kui sa oled teadvel, sa hoiad enda teadlikkuse leeki endas kohal, siis sa oled valgusele magnet, mitte teadmatusele. Kohalolu toob teadmised, toob teadlikkused, toob mõistmised. Kui kiiresti tulevad need teadmised ja mõistmised, see sõltubki sellest, kui hästi sa oskad tasakaalu hoida ka väga intensiivsete energiatega. Nii et kui su elus on olnud praegu sellised intensiivsed energiahoovused, siis see on selleks, et sind treenitakse, sinu kõrgem mina treenib sind kõrgesageduslike energiatega koostöös toimima. 11. veebruar. 11. veebruar on siis eelviimane energiatsükli päev, mis on aidanud meie Kundaliini kanalit, ütleme siis lausa teemantitega täita või katta või tuua need hingetasandi teemantid, et me tunneksime enda väe, enda kõrgema olemuse kõiksusega üks olemise väe endast tugevalt ära. Ja selle päeva energia ütleb, et istuta nüüd seemneid. See, mida sa soovid, seda soovib ka elu sulle tuua. See on universaalse väega koostöö tegemise päev. Siin võivad tulla väga head ideed, väga head mõtted, kuhu hoida oma tulevikus oma sihti, oma kogemust. Luua siin kaardil on kujustatud väga ilus armastaja paar, kes siis üheskoos harmooniliselt loodusega ja algallika keskpäikse energiaga ühises valguses on elu nautimas. Nii et ka sinu sisemine mees- ja naisenergia
saavad kogeda õndsust ennem, kui need kogemused sünnivad 3D reaalsuses läbi selle, kui sa nimetad õigesti. Aitäh, et ma saan kogeda ja sa nimetad seda, mida sa päriselt kogeda tahad, siis see toob sulle juba selle õndsuse tunde juba ette. Kui sa seda õndsuse tunnet ette ei tunne, siis sa oled veel liiga väikselt unistanud ja siis on vaja ennast tugevamaks kohaloluks häälestada. Nii nagu tugev puu, tugevad juured, nii saavad ka siis sündida kõrgesse teadlikkusse sirutuvad oksad. Niisiis on tarvis ka meil tulla hästi nii nagu puu on enda keskmes, enda tüve sees. Nii tuleme iseendasse, oma kehasse, oma sellesse hetke siin ja praegu kohale ja tunnetame just nimelt see tunne, et ma juba olen kohal, ma juba tunnen neid tundeid ette, mida ma soovin ka tulevikus tunda. Mul on mingi visioon tulnud, mul on mingisugune nägemus, taipamine, arusaamine on minus juba küpsenud, siis ma olengi selles energias, enne kui see isegi füüsiliselt on manifesteerunud, mida ma soovin. Siin võib tulla sellel päeval appi meile ka selline väga jõuline, väga intensiivne, kirglik meesenergia. See võib olla meie enda meesenergia, meie enda otsuse jõud, mis on sellises väga uljas, väga ettevõtlikus meeleolus. Võib-olla tuleb meie ellu ka mõni inimene või mingid videod või mingit inspiratsiooni saame mingist raamatust, mingist kogemusest. Et see kõik kutsub meid vastutuse energiasse, et mina vastutan oma elu kvaliteedi eest ja mida suurema vastutuse võtan, seda kiiremini kõik liigub täpselt nii, nagu mina olen seda tunnetanud, et ma soovin. Et siin võib olla alateadlikult meil tunne, et elu ikkagi nagu raputab meid või ei ole seda nagu lõplikku, nagu inimmeel sageli otsib sellist nagu lõplikku kinnitust väljapoolt. Aga see kinnituse otsimine väljapoolt saabki asendatud meie sisemise turvatunde leidmisega, mis tulenebki läbi enda sees nende tunnete esile kerkida lubamise kaudu, mida me soovime kogeda läbi nii-öelda nende väliste kogemuste. Nüüd sai väga keeruline lause, ma loodan, et see on arusaadav. Mis ma tahan öelda on see, et uued algused ei pea sõltuma sellest, mis su elus varasemalt on toimunud. Mõnes mõttes me kavaldame elu üle, keskendudes sellele tundele, et vot juba sündiski kõik see, mida ma tahtsin, kõik tuligi mu ellu juba, ma olengi juba selles kogemuses, millest ma olen unistanud ja ma olen selles õnnelik ja ma olen nii tänulik ja ma kiirgan seda tänu ja ma kiirgan seda entusiasmi ja seda lõpmatut naudingut sellest, et minu sõna maksab, minu otsus maksab, et mu süda on universumi poolt kuuldud, nähtud, toetatud, hoitud, armastatud, kantud. Et selline väga tähendusrikas päev võib see olla, et 11. veebruar. 11 on ka meistrinumber, et see on selline tõeline manifestatsiooni eksam mõnes mõttes ja see, mida meil on tarvis endas ületada, on see arvamus, et mis nüüd mina ja teised oskavad, aga mina ei oska, et see kogemus on vaja ilmselt ületada, et see on meie väljakutse, meid kutsutakse välja sellest väiksusest, piiravast mõttemaailmast. Ja 12. veebruar, imeline energiatsükli viimane päev, mis võtab siis kokku selle Kundaliini kanali kohaloleku, energiapuhastuse, energiatsükli. Siin võivad olla ka väga ilusad taipamised, väga ilusad mõistmised, väga ilusad tervenemised ja see juhatab meid sisse järgmisesse energiatsüklisse, mis kutsub meid nägema peegeldusi kui enda vajalikku abilist, et me ei jääks mitte toetavatesse mustritesse enda sees kinni. Et sellel päeval sa saad hästi õiglase
peegelduse elult, kus sa asud. Et siin on täpselt nii, nagu sa oled panustanud, täpselt nii selle päeva energia on, et see on selline päev, kus elu nii-öelda annab meile siis, no ma ei saa öelda, et eksami tulemused, aga mõnes mõttes siis sinu seniste katsete, sinu seniste panustuste viljad on sulle sellel päeval hästi näha. Ja see ei ole loomulikult selleks, et sulle tuua kuidagi mingit karistust, vaid kui on tarvis ümberhäälestust, siis vajalikud uued visioonid, kuidas ma tegelikult siis elada soovin, et kui sa soovid enda ellu õnnelikku partnerlust, armastajate energias elamist, siis võib-olla ka selline mingi keerukam koht näitab sulle ära, aga tegelikult ma soovin hoopis nii ja sa tunned selle visiooni ära, et seda visiooni ongi sul vaja sinu tuleviku protsesside jaoks ja vaadake, kui ilus siin tulevad 3 suure arkaani kaarti, on siis õiglus, armastajad ja maagikaart. Nii et tõeline pühitsuse päev, ma ütleksin niimoodi. Kui oled loonud oma mõtete ja otsuste ja eluhoiakutega, oma energia kohalolu kogemisega, enda sees, enda armastamise rolli, siis see, mis siin toimub, võivad olla nagu väga suured läbimurded, väga suured kergenduse ja kerguse ja sellise hurraa lõpuks ometi energia äratundmised. Et igaüks meist on oma elus looja ja kõik me loome midagi, et kui me oleme tundnud, et me oleme loonud midagi, mille pärast meil on olnud häbi või me ei ole julgenud midagi tunnistada või me ei ole tahtnud endas mingeid kohti näha, siis ka see koht, kui me tunneme ära, et ahah, aga tegelikult ma olen ise olnud mingis sellises kohas, siis see ei ole mitte selleks, et vot nüüd ma jäängi siia, vaid need taipamised tulevad meile selleks, et näidata, et me saame liikuda nüüd uutesse kõrgustesse, kus me ei ole takerdunud enam nii palju nendesse duaalsuse mängudesse, meelemängudesse, mõistuse tasandi paanikaprogrammidesse. Nendest kohtadest ärkamine on õnnistus mitte ainult sulle, vaid tegelikult kõikidele sind ümbritsevatele, sest mida kõrgemas energias sa ise oled, seda suuremat valgust sa tood ka kõikidele sind ümbritsevatele. Selle päeva energia võib tuua ka tunde, et sa oled liikunud tõesti uuele tasandile, aga ükskõik, mis sinuga toimub, tead, kõik on täpselt nii, nagu olema peab. Et vahetevahel võivad ka väga positiivsed üllatused meil nii-öelda nagu vaiba jalge alt ära tõmmata, sest meie egomeel, kes on harjunud vanamoodi toimima, võib-olla pidevalt olema võitluses, segaduses, kaoses või mis iganes sellistes häirivates energiavoogudes, kõik see saab muutuda ja see muutubki, mida rohkem sa oled kohalolus, mida rohkem sa oled kõiksuse teadlikkuses, enda lõpmatu teadvuse, olemuse mäletamises, seda rohkem sulle võib tunduda, et sa ei tea, kuidas ja mis edasi saab, aga sellepärast, et sul ei olegi vaja teada. Kui sa oled kõiksuse teadvuse kogemuse endas ära tundnud, siis see kõiksuse teadvus juhatab sulle väga peenelt, väga ilusasti kõik järgnevad kogemused. Nii et sellel päeval võib sulle tulla selline suur arusaamine, suur mõistmine, suur taipamine ja ühtlasi võib tulla ka suur teadmatus, aga ma ei tea, kuidas see kõik saab niimoodi minna, aga siis tea seda, et kui sul praegu infot ei ole, siis sul praegu ei olegi seda infot vaja, et siis lihtsalt liigu rahulikult, samm-sammult, usaldad see visioon, mis sul on, nii lähebki, see positiivne visioon saabki tõeks, ilma et sa peaksid seda liigselt kontrollima või üritama teoks teha, vaid et elu ise sinu eest toob selle sinu ellu, sinu enda panustusega, nii elu ise juhatab, kuidas siis seda panustust teha samm-sammu haaval. Ja läheme 13. veebruari muu energiatsükli juurde, natuke vetis räägime sellest energiast lähemalt.
13. veebruar algab meil väga tervendav energiatsükkel, mis kutsub meid sisemiste klammerdumiste vabastamisesse, kus me oleme olnud klammerdunud oma minapilti, mis ei ole enam kõrgema olemusega kooskõlas, ehk toob meile nii-öelda nagu luubi alla nägemisse detailid. Need võivad olla meie uskumused, meie eluhoiakud, meie tõekspidamised, meie käitumisharjumused, meie tunnetuslikud harjumused, ehk siis reaktsioonid, emotsionaalsed mustrid, kus me oleme harjunud olnud mingile olukorrale reageerima mingil moel. Need mitte tervislikud reaktsioonid saavad meile nähtavaks läbi peegelduste, läbi inimeste, võimalik, et läbi kas siis vanade südamevalude või olemasolevate sisemiste kannatuste äratundmised, mis on olnud selle kannatuse põhjus, mis on siis minu teadvust kaaperdanud, millel ma olen lasknud ennast kaaperdada, oleks isegi täpsem sõnastus, sest et kõik meie elus on vastavalt meie sisemisele kokkuleppele, et see on selline energiatsikkel, mis suunab meid väga palju enda sees tegema sisemist korrastust, sisemist puhastust, sisemist häälestust, äratundmist ja mitte ainult. Me lähme enda sisse ja me toome need kogemused ka nähtavale enda jaoks ja teiste jaoks. Ja selline väga ilus puhastus, mis ei pruugi tunduda maailma kõige ilusam, kui see toimub, aga äranägemine, see, kus me oleme liiga palju taga nutnud seda, mida enam ei ole ja õpime nägema, aga mis nüüd on võimalik, et okei, seda kogemust ei olnud, aga mis praegu on võimalik, mis selles kohas hetkel on võimalik. See sääsepoist siin tuleb mind veidi kiusama, ma panen sääsetõrjet kohe, muutan ühe kaardi siit. Väga huvitav, tuleb meile mõõkade poiss ja see kaart väga tihti tähistab seda, et kas keegi jälgib meid näiteks sotsiaalmeedias või see võib tähistada ka seda, et me ise nii-öelda nagu piilume, vaatame ringi, et mis parasjagu on toimumas, kas teiste inimeste eludes, meie enda elus, oma partneri elus, meid ümbritsevates mustrites või see võib tähistada ka seda, et sind jälgitakse, et mismoodi sina oled neid kogemusi läbimas, mida sa parasjagu teed, et selline mitte otsene, aga kaudne kommunikatsioon, ehk siis info vahetus või info vastuvõtmine, mis ei ole otseselt nii-öelda nagu otse näost näkku, ütleme siis niimoodi. Et see on ka väga hea aeg õppimiseks või mingisuguste teemade jälgimiseks, mingisuguste protsesside kõrvalt vaatamiseks, mingisuguste struktuuride või teadvuse ülesehituste sügavamate teemade enda jaoks kaardistamiseks. Näiteks mingisugune teema huvitab sind sügavamalt, et sa õpid selle teema kohta lähemalt. Selline teadvuse uurimise energiatsükkel, ma ütleksin niimoodi, mis aitab meile tuua kõrgema tarkuse, näha erinevaid võimalusi, õppida nendest kogemustest, mida me oleme saanud ja avardada enda teadvuse välja, nii et selline peeglite mäng. Ja hea asi on peeglitega ka see, et
mida rohkem me oskame olla täielikult enda jaoks kohal, seda rohkem me oskame olla ka teiste jaoks kohal ja tõesti väga keerulised suhted, kus on olnud võib-olla rasked peegelduste mängud, saavad ületatud. Et seistes enda südame valguse eest, oma valguses hakkame me saama ka hoopis teistsuguseid peegeldusi, mitte enam see, et me oleme hirmunud ja siis saame teistelt inimestelt hirmupeegeldusi või hirmutamisi või veel rohkem stressi, vaid olles enda valguses kohal, hakkame me saama peegeldusteks valgust, teadlikkust, südamest südamesse jagamisi, mitte läbi selle, et me nõuame seda, vaid läbi selle, et me kiirgame seda energiat endast. Et sellepärast ma ütlengi, et see on selline väga suur tervendus energiatsükkel järgmised 13 päeva alates 13. veebruarist. Et peegeldused võivad olla ka väga-väga meeldivad. Et siin ei ole vaja karta, et nüüd ongi ainult mingid südamevalud ja keerulisused, vaid me võime ära näha näiteks selle mustri, et tegelikult mul ei olegi olnud vaja kunagi muretseda. Et tegelikult ma olen alati olnud hoitud ja turvaliselt, et need südamevalud ma olen endale ise põhjustanud selle stressi teadvuse kogemuses, kus ma ei ole veel olnud piisavalt enda jaoks kohal. Et see on tervenemine, see ei ole see, et nüüd tulevadki mingid rasked ja keerulised protsessid. Miks ma seda räägin, sest vastavalt meie uskumustele elu tavaliselt sellised ka meile pilti näitab, et uskudes sellesse, et need keerulisuse ajad on nüüd läbi, saab meie uus uskumus hakata meile näitama hoopis uutmoodi pilti. Nii et väga ilusti tuleb siin ka siis meile siin viimane kaart selle päeva energia, selle energiatsükli tutvustuseks tuleb sõnum kaasteelised, teekaaslased, et sul on alati tugi olemas, sa oled alati hoitud. Universum alati hoiab sul silma peal ja kui sa tunned, et sa oled liiga jäänud oma mustritesse, siis jaga enda kogemust kellegagi, kes saab sulle peegeldada seda, et sa oled tegelikult võimas ja sa saad nende kohtadega hästi hakkama. Nii, lähme 14. veebruari juurde, on siis sõbrapäev. 14. veebruar on sattunud sellel aastal siis 13-päevase energiatsükli teisele päevale ja tavaliselt see 13-päevase energiatsükli teine päev on selline väljakutsepäev, mis kutsub meid senisest toimimisest välja. Ja kuna sõbrapäeva energia võib olla ka väga suurte ootuste, eelduste, väga suurte selliste pingete toomine, mitte ainult see, et kõikidel on tore ja romantiline või väga südamlik iseenda ja teistega koos olla, vaid see võib tuua just nimelt rohkem pingeid ja rohkem ärevust. Aga õnneks see on sellise energiaga päev, et see, mis üles kergib, on ka kohe tervenemises, et siin on väga kiired tervenemised võimalikud ja väga südamlikud energiahoovused. Nii et ma soovitan, et kui ei tule sulle maailmalt kohe peegeldus selle kohta või kui sind üldse huvitab see sõbrapäeva teema, mitte kõik inimesed ei ole selles vaimustuses sellest, et kui sind üldse huvitab see, siis aktiveeri ise see energiahoovus. Saada ise oma sõpradele, oma kallitele häid sõnumeid, ava oma süda ise kõigepealt, just läbi sõnade, läbi aktiivse tegutsemise, mitte passiivse ootamise. Et sa võid saada suurte üllatuste osaliseks sellel päeval, sest et ilmselt kui sa neid kaardilugemisi vaatad või mu Facebookil hiljem neid tekste loed, siis sa oled inimene, kes on väga hooliv ja väga armastav inimene. Muidu sa ei viitsiks nende teemadega tegeleda. Et sa oled ilmselt väga palju juba siia planeedile sellist väga head energiat toonud, nii et see on ka selline ilus armastuse viljade noppimise päev. Ja suure
sellise südame tervenduse tsükli kulminatsioon sellel päeval. Et nagu ma ütlesin nädala kokkuvõtte energias alguses, et on oodata seda, et sa saad nagu iseenda poolt alla neelatud, et see võib olla väga ilus päev, kus sa saad aru, kui väga sa iseennast armastad ja sa pakud seda head ja meeldivat ja rõõmu ja naudingut iseendale, mida sa võib-olla oled varasemalt oodanud, et keegi teine pakub, et siin võib olla väga ilus selline manifestatsioonipäev, väga ilus päev, et olla suuremeelne, jagada rohkem, kui sult on küsitud või palutud ja nautida seda, et sul on nii palju maailmaga jagada. Et üks põhimõte, mis on mind väga palju elus aidanud, on see, et suhe ei ole see, kuhu minnakse saama, vaid suhe on see, kus jagatakse, et mõlemad osapooled jagavad, annavad ja võtavad vastu, et see loob sellise väga ilusa energiaringluse ja väga paljud inimesed õpivad seda, et tõeline armastus ei tulene sellest, kui me saame, vaid sellest meile meeldib anda ja see võetakse vastu. Ja kui seda parasjagu ei ole nii, nagu sa tahaksid, et tunned, et oh my god, kus on mu kallim, kus on need roosikimbud, kus on need šokolaadikarbid ja ikka ei ole veel näha, siis ole kohal enda tunnete jaoks, ole enda jaoks selles energias kohal, kus sa soovid olla. Tunneta seda tunnet, et sa oled kõik saanud, mida sa oled tahtnud. Kõik su unistused on juba täitunud, ole selles tundes nii palju kui võimalik ja sellega sa muutud magnetiks sellele kogemusele. Et kuna siin on peegeldust ja energiatsükkel, siis ma ütlen, et siin võivad tulla väga suured üllatused just sellel hetkel, kui sa oled käega löönud ja mõelnud, et oh, ma siis ei tahagi midagi. Ma armastan sind ka, kallis. Love you, babes. Mu kallim läks linna asju ajama. Nii huvitaval hetkel tuli see sõnum meile. Üks esimene asi, mis ta tahtis ära õppida eesti keeles, oli see, et ma armastan sind, rahu. Et võib-olla see ongi see sõnum, mida on vaja endale sellel päeval öelda, et ma armastan ennast, rahu, kullakene, kõik läheb hästi, kõik laabub. Mina naersin kunagi, kui ma olin aastaid tagasi mingisugustes tohuvapuhudes pööristes enda sees, siis ma mingil nii kõige kreisimatel hetkedel ütlesin endale, kõik klaabub, mitte laabub, aga klaabub, siis see ajas mind alati naerma. Miks mitte teha natuke nalja iseendale? Ja palun, näete, mis kaart tuleb, jah? Mul ei ole vaja vist rohkem midagi öelda. Imed. Eelda imesid, et need saaksid sündida. Võtame ühe sõnumi ka siin Valentinalt. Vabasta oma hirmud selleks, et su unistused saaksid täide minna. Just nimelt see hirmude vabastamine ongi minu arust seesama kohaloleku praktika, et ma ei sõida nende hirmudega kaasa, ma ei hakka vaatama, et kuhu kolliauku need hirmud mind siis viia saavad, vaid see, et ma olen lihtsalt kohal. Ma olen kohalolus, ma olen oma valguses, ma olen oma väes, siin ja praegu. Ja 15 veebruar. 15 veebruar. Ma unustasin öelda, et ilusat sõbrapäevaga. Ilusat sõbrapäevaga, kallikesed. 15 veebruar on sära äratamise päev ja see on selline päev, kus elu ütleb, et selleks, et sa saaksid säravaid, kirkaid elukogemusi, pane oma energiat hästi tööle, tee trenni, käi, tegele sellega, mida sa päriselt armastad, tee mida iganes, mida sa tõeliselt naudid, tee seda kogu südamega, on see kas või 5 minutit sinu päevas, aga sellega sa äratad oma sellise sisemise päikse üles ja seega sa hakkad ligi tõmbama uut moodi kogemusi. Soovid rahu energias suhet, rahusta ennast. Kirg ja rahu ei ole mitte vastandid,
vaid tõeline hingekirg sünnibki rahu seest. Kirglik elu ei tähenda sellist tunnete möllu ja hirmu pusades siplemist, vaid tõeline kirg, südameleeg sünnib kohalolust, sellest, et ma olen nii palju suuteline ennast reguleerima, et ma ei jookse enda eest ära, vaid ma olen kohal ükskõik, mis minu sees parasjagu toimub. Ja see toob imelised peegeldused, vaadake, kui ilus siin tuli see peegelduspäevale tuli peegelsiledal veel seisev laev. Soovitus selleks päevaks on, kui sa näed, et su mõttetasandis on nii palju sussamussat, segadust, keerulisust, ikka need vanad teemad, ikka need vanad kohad, siis ma soovitan, et tee fööniksi protsessi. Mul on ka spetsiaalne meditatsioon, fööniksi pühitsus, kellel seda ei ole, tahate seda minult saada, siis kirjutage mulle inspiratsioonikool@gmail.com. Saan selle faili teile saata. Et selle päeva energia ütleb, et nüüd ei ole enam valikut. Nüüd on see, et kas sa särad iseendana või sa lihtsalt põletad oma seda vana ego kihtide kogumit ära. Ja mõlemad variandid on ühtviisi head, ei ole see, et oi, nüüd sa oled kuidagi saamatu või sa ei oska ikka veel, vaid see, et järelikult sinu hing ongi tahtnud praegu seda hirmu kütketest vabanemist teha, selleks, et sa saaksid uutmoodi peegeldusi hakata maailmalt kogema. Et see, mis on varem tundunud võimatuna, ei tähenda seda, et see oleks võimatu, vaid seda on vaja teha uues energias, kõrgemas sageduses, mida iganes sa siis teha tahad või kogeda soovid. Et ära anna oma unistuste suhtes alla. Ja sa oled väga lähedal sellele, et sinu unistused saaksid täituda. On selle nädala viimased sõnumid. Võtan veel viimase kaardi selleks nädalaks. Kaastunne. Kaastundlikkus, armastusega iseenda üleujutamine, kõikide olukordade üleujutamine toob meid tagasi valgusesse. Ja nii see on. Olge õnnistatud, imelist, maagilist sõbranädalat kõigile. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Olge õnnistatud.